ja tere taas! Aitäh, et sa tulid! Tegemist juba päris mitmenda videoga, jah? Äkki kolmas? Jah, nii, ja täna on teemaks üks eriti südamelähedane ala minu jaoks, et tegu on siis fotograafiaga. Fotograaf sinu pulmas, väga tähtis tegelane, sest tõepoolest minu pruutpaaridega, kui ma nendega kohtun, siis 100% kõik vajavad või tahavad, soovivad oma pulma fotograafi. Et kui aeg-ajalt on nii, et ei ole vaja õhtujuhti, ei ole vaja tseremooniamuusikuid, ei ole vaja bändi, ei ole vaja DJ-d, siis fotograafi on kõik alati vajanud ja soovinud. Minul on jah selle alaga veel eriti lähedane side, sellepärast just, et kes ei ole võib-olla varasemaid saateid, videosid vaadanud, siis mina olen olnud ise fotograaf 15 aastat, täna ka endiselt pildistan tasakesi, aga jah, et enne kui ma pulmakorraldajaks hakkasin, pildistasin ma ka pulmi, olen kokku pildistanud 150 pulma ja jah, et see on omajagu ja ütlen, et see on üks tähtis töö ja amet, nii et kummardus kõikidele fotograafidele ja muidugi minu enda poolt ka veel eraldi tänusõnad neile, sest tänu nende võrratule silmale ja kunstiandele, kunstimeelele saan mina oma töö tulemust ja ilu teiega jagada. Nii et jah, ma pean fotograafidega päris hästi läbi saama. Õnneks saan ka, nii et tunnen ja tean tõesti väga-väga paljusid Eesti fotograafe. Mis on päris huvitav ja fenomenaalne on see, et turule on tekkinud juurde ka väga palju noori ja uusi ja andekaid tegijaid, et kui sina noor andekas fotograaf tunned, et sa tahaksid, et ma äkki ka sinust video teen, siis palun anna endast mulle märku ja ma hea meelega seda teeksin ja kindlasti on sul oma nägemus asjadest ja hoopis võib-olla teistsugused vastused nendele küsimustele, mis mina olen täna esitanud ühele superägedale fotograafile. Aga temast hetke pärast hiljem, et kõigepealt ma räägiksin võib-olla mõne sõnaga sellest, et kuidas fotograafi valida. On minu paarid väga erinevad, et on need, kes väga täpselt teavad, keda nad tahavad, aga on ka neid, kes üldse ei tea. Sellisel juhul, kuidas mina teen, on see, et ma saadan neile nimekirja erinevatest fotograafidest, kellel on väga erinev käekiri. Kindlasti olete märganud, et pildid on tõepoolest erinevad oma stiililt. Ja sellisel juhul saab pruutpaar vaadata, millise käekirjaga fotograaf neile meeldib. Seejärel pakun ma välja siis sama suguse või sarnase käekirjaga fotograafe neile ja nad saavad tõepoolest väga hea ülevaate, kelle pildid neile meeldivad ja kelle omad võib-olla mitte nii väga. Mida ma ka alati soovitan see, et küsige fotograafidelt näha mõne teise pulma täisgaleriid. Ei ole saladus see ja olen seda ise teinud, et eks sa oma blogisse, oma kodulehele paned ikka kõige ilusamad pildid. Aga miks ma seda pruutpaaridele soovitan on see, et on meie turul ka neid tegijaid, kes ei ole võib-olla nii tugevad just tehniliselt, kes ei saa hakkama sellisest talutüüpi peohoones õhtuste peopiltidega või kes ei tule toime ereda päikesega keskpäeval, kui on vaja ilupilte teha. Ehk siis jah, väga soovitan teile, kallid pruutpaarid, et küsige näha täisgaleriisid ja vaadake, kas see käekiri on ühtlaselt ilus, kas pildid on ühtlaselt hea kvaliteediga. Olles nüüd ise pulmakorraldaja, näen ma väga-väga paljude pulmade täisgaleriisid. Õnneks ei ole ma siiamaani pidanud pettuma nendes valikutes, mida mina siis olen tõepoolest pruutpaaridele soovitanud. Nii et üldiselt, et need fotograafid, keda mina pakun ma ikkagi eelkõige seetõttu, et nad teevad oma tööd väga hästi. Nii, siis võiks kindlasti tähelepanu pöörata sellele, et milline see fotograaf on inimesena.
vaadake tema Facebooki lehte, ehk on tal Instagramis erinevaid storysid, videosid, saage temaga kokku, kui ta teile huvi pakub, et väga oluline on see, kuidas te ennast tunnete kaamera ees olles. Et kas fotograaf on meeldiv inimene, kas ta oskab teiega suhelda, oskab ta teid juhendada, enamik, ma mäletan, minu kliente ikka tulid selle jutuga, et nad on ebafotogeenilised ja nad ei oska kaamera ees olla ja nii edasi, et sellepärast te tegelikult ei pea üldse muretsema, te ei ole ebafotogeenilised ja kui te ei oska kaamera ees olla, siis sellest ei ole mitte midagi, te ei peagi oskama. Üks hea fotograaf juhendab teid, kuidas olla, või teil on olla seal kaamera ees nii mugav, et teil tuleb see loomulikult ja kogu see olek, et jääda siis pildi peale tõesti ime kaunitena. Ehk siis tõesti, et saage kokku, vaadake, milline see inimene on, et ta teile sobiks. Ja kindlasti väga tähtis ju on eelarve, kui palju maksab üks fotograaf. Minu käest seda tihti küsitakse, pruutparid küsivad. Mina saan rääkida sellest, et millised on olnud minu kogemused, millised on olnud minu kliendid, millised on olnud need fotograafid, kellega minul on koostöö olnud, et nende hinnakiri on keskelt läbi pikale päevale, mis tähendab 10 või 12 tundi, on olnud 1300 kuni 1600 eurot. See sisaldab ka juba suuri pildifaile, mis on päris oluline, et olen kuulnud lugusid, kus on olnud negatiivseid kogemusi mõne fotograafiga, kus tõepoolest pruutpaar ei saanud aru, et nad peavad hiljem veel suured failid lisaks ostma. Ja ma usun, et pärast oma pulmapäevade sellist emotsiooni ei soovi, kus te peate hakkama seal kellegiga vaidlema ja oma pilte kätte ei saa. Mõtlen lonksu. Ehk siis et vaadake, palju see fotograafi maksumus on, mida see hind sisaldab. Kas see sisaldab juba transporti, kas see sisaldab suuri faile, mitu tundi see tööd sisaldab, on seal mingid lisad, näiteks fotoraamat, suured väljatrükid või midagi taolist ja kindlasti midagi meeles seda ka küsida, et kui fotograafi töö läheb nii-öelda üle aja, ikka pulmapäeval see ajagraafik nihkub kuhugi, et siis on kokkulepe olemas, et selleks oluliseks hetkeks näiteks, mis on reeglina tordi lõikamine, fotograaf endiselt veel kohal oleks ja millised on tingimused. Olen kuulnud lugusid, kus klient eeldab, et fotograaf peaks pool tundi, tund aega olema kauem tasuta. Mina arvan, et nii ei pea, sellepärast, et kui fotograafil on aastas 20 pulma ja ta igas pulmas on pool tundi või tund aega tasuta, siis see tuleb väga suur ajamaht sinna juurde. Ehk siis palun ärme eelda kellegilt tasuta tööd ja ma usun, et fotograafid noogutavad siinkohal kaasa praegu. Et olge tublid ja armsad ja küsige järgi kõik küsimused. Kui te olete palganud pulmakorraldaja minu, siis küsin mina need küsimused järgi ja vaatan, et fotograaf oleks kenasti kohal õigest hetkest õige hetkeni. Nii, ja põhimõtteliselt ma arvan, et nüüd me võimegi asuda tänase saate külalise juurde. Kahjuks ma teda teile näidata ei saa, aga kui te lähete tema mõne sotsiaalmeedia kanali peale, siis te kindlasti te sealt ka leiate. Mul on väga-väga hea meel, et tänases saates saan ma rääkida sellisest imepärasest fotograafist nagu Sandra Palm. Sandra Palm on tõepoolest, mina teda lausa imetlen, et tema on lisaks sellele, et ta pildistab pulmi, on ta tegelikult ka moefotograaf, ta on ise äärmiselt stiilne ja äge naine ja selliselt inimeselt saab tulla ainult head tööd ja tõepoolest, et minu jaoks, minu pulmades on ta pildistanud mitmeid kordi ja tunnistan ausalt, ühtegi korda ei ole ma vaadanud hiljem pulmagaleriid ja mõelnud, et milleks see pilt või see on halva kvaliteediga või ma ei tea, pruudi isal on silmad kinni ja on antud selline pilt üle ja muud taolised apsud, mida tegelikult võiks vältida. Ehk siis Sandra on tõesti stiilne, äge, suurepärane inimene, väga armas inimene. Ta pigem on selline
tore ja tagasihoidlik, ei trügi esiplaanile, mis on ka jällegi minu hinnangul väga tähtis omadus, ja kõige tipuks siis tõepoolest ta kingib teile imeilusad pildid, mis on tõenäoliselt väga-väga oluline, sellepärast et pildid ja video on ainsad nii-öelda käega katsutavad, silmaga nähtavad asjad, mida te pärast pulmapäeva meenutamiseks on teil olemas. Ehk siis jah, et fotograafi valides olge väga-väga hoolsad. Ja tõesti, nii olen siis Sandrale esitanud mõned küsimused ja tema on neile ka kenasti vastanud. Küsimused on siis tõenäoliselt sellised, mis võiks teile pruutpaaride abiks olla ja mida te ise võiksite küsida. Aga Sandrale esitatud küsimused ja vastused on siis nii, siin. Esimene küsimus on, et milline pakett tuleks valida ja miks? Ja Sandra vastab, et minul on valikus 9-tunnine ja 12-tunnine pakett. Lühem sobib pigem väiksemale vastuvõtustiilis pulmale ning pikem, kui on plaan maha pidada suurem pulmapidu. Veel väiksemate pulmade puhul on võimalik koostada ka individuaalne pakett. Jah, et siin ma kohe näen, et selline paindlikkus on väga-väga oluline ja Sandra seda tõepoolest ka pakub, sest tõesti, kui teil on kavas pulm, mis on näiteks ainult registreerimine ja hiljem õnnitlemine, klaaside kokkulöömine, suupisted, siis ei ole ju fotograafi 9 tunniks vaja. Ehk siis tõesti, et ma usun, et saate kaubale ka 3 tunniga. Ja mida siis silmas pidada on see, et kui te pulma ajakava kokku panete, vaadake, kui pikaks ajaks teil reaalselt on fotograafi vaja. Et väga tihti on minu paarid ka märganud hiljem, et ta tegelikult ei olegi meil seda 12-tunnist paketti vaja, et piisab 9 tunnist täiesti ja see on üsna märkimisväärne rahaline kokkuhoid. Ja kas on vaja, et fotograaf poole ööni pildistab ja kas seal õhtuses osas on olulisi sündmusi, mida ta jäädvustama peaks. Ning kindlasti päris oluline faktor on see, et võib-olla on mõistlik pulmatort tuua pisut varasemale ajale, et seal on väga palju põhjuseid, ma võin selle kohta ka veel eraldi saate teha, aga jah, et tooge see pulmatort võib-olla natuke varasemaks, ei pea enam üldse neid pulmatorte öösel kell 12 pakkuma, et näiteks kell 10 või pool 10 on väga tore aeg ja saate ka võib-olla siis valida natukene väiksema paketi, kui teil on eelarve küsimuseks. Nii, küsimus number 2. Miks ei anna fotograafid klientidele töötlemata pilte? Ja seda on minule mõni pruutpaar esitanud sellise küsimuse ja on ka mõni kohe soovinud, et me soovime saada nii-öelda neid tooreid raw-faile. Tean juba ette, et fotograafid seda ei tee. Küsimus, miks? Sandra vastab niimoodi, et kõik hinnatud professionaalsed fotograafid on aastaid oma käekirjaga tööd teinud ning kui just käekirja järgi tuleb ka endale siis pulmafotograaf valida. Töötlus on pildi lahutamatu osa. Olen nõus, tõepoolest nii on. Et tõenäoliselt see toormaterjal on ainult üks osa tööst ja töötlemine, pildistamisnurkade leidmine ja kõik see on väga-väga tähtis ja suur osa. Ehk siis nõustun siin ja ütlen tõepoolest teile pruutpaarid, et kui te fotograafi valite, siis usaldage teda ja usaldage tema tööd. Kolmas küsimus, oluline küsimus. Kas suured ehk printfailid on hinna sees? Miks? Jah või miks ei? Ja Sandra on siin üsna lühidalt vastanud, et jah, mina pakun hinna sees täisresolutsioonis töödeldud faile, kuna nii tundub mulle kõige õiglasem. See on väga ilusasti vastatud, et mina ise mõtlen samamoodi. Tõepoolest, et kui pakkuda kliendile teenust, siis miks mitte juba pakkuda nii-öelda täisteenust. Hiljem ei ole ju tegelikult fotograafil mitte midagi nende piltidega peale hakata, mida siis klient ei soovi osta lisaks või tema eelarve ei võimalda seda. Ehk siis jah, pidage meeles fotograafi valides, et vaadake, kas need täisresolutsioonis fotofailid on hinna sees või mitte.
4. küsimus. Kui kiiresti pruutpaar saab oma pulmapildid ja miks sellega tavaliselt nii kaua aega läheb? Ja et olen kohanud väga väheseid fotograafe, kes pulmapildid ülikiiresti ära teevad ja mõndadel läheb tõepoolest selleks mitu kuud. Kunagi isegi ise imestasin selle üle, sellepärast et kui sa oled klient, siis sa tahad ju neid pilte imekiiresti kätte saada, sa oled kannatamatu. Ja Sandra on vastanud niimoodi, et see on alati väga intrigeeriv teema, kui ooteajad on pikad. Kohaliku pulmaturu eripära on pulmade kogunemine suveperioodi, mis tähendab, et kõik tegusamad fotograafid veedavad oma suve põhimõtteliselt pulmi pildistades. Ja töötlemine algab alles sügisel. Uskuge, ükski fotograaf ei istu ega mõnule oktoobris või novembris niisama, vaid toimetab pingsalt pikki tunde arvuti taga. Lisaks kogunenud suurele mahule tuleb pakkuda ju ka kvaliteeti. See kõik võtab aega. Ooteajad fotograafidel varieeruvad. Minul on aga 10 nädalat, ehk siis umbes 2,5 kuud. Jah, et tõepoolest, et mina ütlen ka, et tuleb olla kannatlik, et ilu võtab aega ja te võite alati ju tegelikult paluda fotograafilt kenasti, et kas ma saaksin mõned pildid natukene varem, et siis te saate oma selle kohese värske emotsiooni ja võib-olla te tahate seda pilti kuskil jagada või saata tänukaardi oma külalistele, et ma usun, et enamik fotograafe on nõus teile mõned pildid saatma, aga jah, ülejäänud osas olge kannatlikud, oodake ja see ootamine tasub ennast ära. Nii, siis on selline küsimus, mida enamik paare minu käest küsivad, on, et kas ilupildid, ehk siis need kahekesi tehtud pildid võiksid olla enne või pärast tseremooniat. Ja Sandra on vastanud selliselt, et sõltub pruutpaarist, kas on kindel soov üksteist enne tseremooniat näha või mitte. Kindlasti tuleb arvestada, et peale tseremooniat on pildistamiseks jääv aeg sageli väga piiratud, ent hea fotograaf tuleb kõigega toime ning paaridel soovitan talitada enda soovide järgi. Jah, et mina lisan ka seda, et kuulake oma südame häält, et pulmapäev on teie päev ja kui te tõepoolest tahate kohtuda esmakordselt alles altari ees, siis ei olegi muud varianti, kui teha need ilupildid pärast tseremooniat. Ma olen välja toonud mõned plussid ja miinused, et mis siis on plussid piltide tegemisel enne tseremooniat, et fotograafil on rohkem aega ja teie ei pea ka kiirustama, et tihti fotograafid varuvad ilupiltideks umbes isegi 2 tundi ja seda saate rahulikult mõnusalt käia kahekesi koos fotograafiga ja teha need kaunid fotod, mida te hiljem aastakümneid hiljem saate nautida. Teine pluss on see, et külalised ei pea ootama, sest kui on pildistamine, teie ilupildistamine on pärast tseremooniat, see tähendab seda, et külalised peavad midagi tegema, neil peab olema mingi meelelahutus, keegi peab nendega tegelema, te peate neile süüa pakkuma natukene või juua, et me ei saa neid niisama ootele, et jälle olen kuulnud lugusid just pruutpaaridelt, kes on käinud mõnes teises pulmas, et on olnud tõesti väga ebameeldivaid situatsioone, kus pidi tund aega suht jahedas ruumis istuma ja ootama, isegi midagi süüa ega juua ei pakutud. Ehk siis see on ka oluline faktor, millele mõelda. Ja minule endale meeldib alati see, et ma näen, et tegelikult see kahekesi pildistamise aeg enne tseremooniat võtab nii-öelda väikse nagu pinge maha. Kui teil on tore fotograaf ja te jalutate seal kuskil pargis või mere ääres ja saate oma kalli kaaslasega, kellega te peagi oma elu te ühendate, saate seal musitada ja kallistada ja kõik see tegevus on nii romantiline ja ilus tegelikult. Ehk siis mina isegi pigem soovitan need pildid teha enne tseremooniat. Ja kui nüüd toon siis ka välja miinused võib-olla, mis on sellel enne tseremooniat pildistamisel, et kartus või oht on mõnikord see, et pruudikleit saab mustaks. Ütlen ausalt, et mina ei ole näinud üheski pulmas
et pruudikleit oleks kuidagi määrdunud või kole, kui ta ilupildistamiselt tuleb. Et alati mõnikord on fotograafidel assistendid kaasas, kes saavad aidata või võtab pruut ise mõne sõbranna või kellegi kaasa, peigmees saab seda kleiti hoida vajalikul hetkel, et ärge selle pärast liialt muretsege. Siis on see faktor, et pruutpaarud tihti tahavad üksteist näha alles altari ees. Jah, tõesti, see on siis miinuseks, et sellisel juhul te ei saa seda teha. Siis on mõnikord on juhtunud ka nii, et fotograaf, kui te olete pildistate koos fotograafiga, siis mõned külalised saabuvad natuke varem, kui on kutsutud ja siis juhtub nii, et pruutpaar jääb nii-öelda vahele külalistele ja külalised näevad teid enne tseremooniat, et seda ka aeg-ajalt mu paarid on öelnud, et seda nad ei taha, et juhtuks. Ja on ka paar korda olnud nii, et pildistamise tõttu jääb pruutpaar tseremooniale hiljaks. See ei ole tegelikult väga hea variant, et jah, et kui natukene, siis pole hullu, aga ütleme, et tegelikult oleks hea tseremooniale mitte hilineda ja vahest jah, tõesti fotograafid satuvad hoogu, mis on täiesti mõistetav ja nad jah, ei jõua võib-olla päris minuti pealt tagasi ja et sellega peaks arvestama. Aga pärast tseremooniat siis pildistamise plussid on see, et te saate tõepoolest kohtuda esmakordselt altari ees, kui see on teie jaoks oluline. Kui te soovite anda oma külalistele aega selliseks juua kokteile, et nad saaksid seal sumiseda omavahel ja mõnusalt aega veeta, ilm on ilus, võib-olla kohe ei taha külalised hakata mingit programmi läbi tegema, õhtusöögilauda istuma, et väga-väga erinevaid paare on olemas, et mina olen täheldanud seda, et selline jätta see nii-öelda see cocktail hour, selline kokteilitund jättagi selleks ajaks pärast tseremooniat, kus pruutpaar läheb pildistama külalistele, on hästi levinud just minu nende segapaaride, välismaa paaride osas või puhul, et nemad jah, tahavad sellist natuke teise kontseptsiooniga pulma, et kõik on selline natuke aeglasem, vabam ja mõnusam. Ehk siis jah, kui teie seda soovite, siis tõepoolest minge pildistama ja jätke need külalised mõnusalt rahulikult sinna peo algust nautima. Ja näiteks siis ka see, et kui te ei ole ise suured pildistamise fännid, et mul on olnud ka neid paare, kes ütlevad, et ma ei taha nagu 2 tundi pildistada, ta aitab küll sellest 30 minutist, siis tõesti, miks mitte? Jätta see sinna tseremoonia järgselt, teha kiirelt tõk need pildid ära ja ongi korras, aga jah, nagu Sandra ütles, siis lähtuge oma soovist ja mina soovitan ka seda, et tehke nii, nagu teile meeldib, aga siis need plusse-miinuseid arvestage natukene. Nii. Ja veel oluline on see, et jätke õhtusse ka üks väike ajaaken. Kui päike loojub, siis meie ägedad fotograafid saavad suurepäraseid kunstilisi pilte teha teiega päikseloojangul. Nii et jah, et näiteks kui pulmaisaga kohtute, siis võite kohe seda mainida, et tahate õhtul ka veel pildistama minna. Nii, aga siis ongi, küsimused on Sandrale esitatud, Sandra on vastanud, mulle need vastused väga meeldisid ja kordan veel, et fotograaf on kunstnik, usaldage teda, kuulake teda, näiteks pildistamise kohavalikul ärge hakake võib-olla õpetama, et kuidas või kus pilti teha, hea fotograaf saab hakkama absoluutselt iga kohaga, igasuguste valgustingimustega ja lihtsalt usaldage teiega, andke talle vabad käed ja ma usun, et te ei pea pettuma ja neid Sandra puhul kohe kindlasti mitte. Ja video all siis leiate ka lingi Sandra Palmi kodulehele. Ja kui teil on jällegi mõtteid, kui teil on soovite soovitusi minu käest fotograafide osas, siis palun kirjutage mulle egerta@egerta.ee, võite jätta siia video alla kommentaare ja kui te, nagu ma juba ütlesin, kui te olete ise fotograaf ja soovite, et mina teist sellise või sarnase video teeksin, siis andke mulle endast märku, hea meelega teen seda ja nii ongi, et ilusaid pilte ja usaldage oma valitud fotograafe ja imelisi pulmapidusid.